Ma lugesin Illimari blogist seda teie esimest kogemust, et kuidas teil oli ka päris keeruline last rinna külge saada. Et minul endal on tegelikult ka sarnane kogemus esimese lapsega ja mina olen oma kõik lapsed siin ITK-s sünnitanud ja esimese lapse puhul oli ka probleemiks see, et ta päris hästi ei hakanud rinde võtma. Ja paar esimest kuud läksidki meil saime hakkama selle nibu kaitsmega, mis oli siuke naljakas, nüüd tagantjärgi on see mingi naljakas, aga tookord oli ka, et see, kas see oli õde või kes see oli, aga ta nagu sekkus päris jõuliselt sellesse olemisse, mis meil oli seal perepalatis, et ikkagi käidi, sumistati ümber ringi, et ikkagi prooviksime seda lisatoitu anda, ja mina keeldusin kategooriliselt sellest, et ma olin piisavalt palju lugenud selle kohta enne, aga ma tean, et mitmetel teistel inimestel on ka selline kogemus, kus ikkagi kuidagi tekitatakse vanemates seda süütunnet, et võt näed, et su laps ei saa ikkagi piisavalt süüa, et näed, sellepärast ta nutab, ta on rahulolematu ja peaksite ikkagi midagi juurde talle andma, ja paljud lähevadki nagu sellega kaasa ja minu enda perekonnas on, lähedaste puhul on selline olukord ka tekkinud, kus lõpuks ikkagi ema tõstis käed üles, et ei, ma võtan selle pudeli ja läksidki pudeli teed lõpuks, et sellepärast on minu arust väga nagu rõõmustav, et see teema on niimoodi tõstatunud just nagu laiemalt, et sellest räägitakse ja et ikkagi noori vanemaid saab niimoodi jõustada, et nad oleksid enesekindlamad ja see tissitamine oleks nagu lihtsam, kuna see on kõige kasulikum üldse, mis väiksele beebile saab osaks. Ja tervishoiutöötajana ma pean kohe kommenteerima siia juurde, et see segutoidu andmine, see tundub, et see on nagu tohutult selline populaarne asi, kui me teeme seda hästi kergekäeliselt. Tegelikult vähemasti meie haiglas ikkagi lähtume sellest, et see peab olema meditsiiniliselt põhjendatud. Et sa ei anna iga küsimise või iga lapse vääksu peale seda segutoitu, vaid sul peab olema konkreetne meditsiiniline põhjus, miks sa seda segutoitu kasutad. Ja muul juhul see lihtsalt sõna otseses mõttes on kuritegelik ja imetamist kahjustav tegevus. Et see segutoit üleüldse kunagi ju loodi selleks, et need lapsed, kelle emad näiteks surid sünnitusel, et need lapsed ka ellu jääksid. Aga tänasel päeval on see valik võtta seda segutoitu ka poeriiulilt ja seal samas kõrval on lutipudel, nii lihtne, Prisma 24/7 lahti. Sa saad minna kohe ja võtta selle vahendi, kui sul see enesekindlus lööb kõikuma, lained löövad üle pea kokku, kui laps on öö otsa karjunud ja sa ei saa aru, mis ta tegelikult viga on. Ja peale seda esimest pudelit asjad on muutunud. Ma ei tea, kui palju te olete kokku puutunud sellise asjaga, et see segutoidu teema on muidugi ka osalt nagu suur äri, et kuna seal liiguvad suured rahad ja hoolimata sellest, et meil Eestis on tegelikult keelatud reklaamida nii lutipudeleid kui ka segutoitu, nad salamahti ikkagi pääsevad meile ligi, pääsevad imetavatele emadele ligi, kas või näiteks perearstikeskuste kaudu. Ja selle probleemist tuleks nagu väga aktiivselt tegeleda. Et äri jaoks on siis kasulik, mida varem lõpetatakse rinnaga toitmine, siis seda suurem on nende käive ja kasum. Siis sa ostad ju segu rinnavilma tasuta. Aga see tuleb ka sellest suhtumisest, et ongi, et kui näiteks Uusu rääkiski, et ta tegi eeltööd, teadis, miks on rinnapiim kasulik, aga samas, kui mul pole seda eeltööd teinud, enamus aega võib-olla mul läheb Instagramis korrollimise peale või siis sõbrannadega chattimise ja siis mul sõbrannad on ka niimoodi, et et kuule, et tegelikult ma tahtsin ikka seda Cuba Libre juba hakata jooma, et siis 6 kuud vist on enough, et lükkan segutoidu peal ära ja mul on nagu pääsenud sellest tormisest, et ma pean mingi öösel ja päeval tissitama. No samas, ma ei tea, mina näiteks mehena, isana uurisin sama palju kui mul kaasa, lugesin, üks mind valgustavamaid artikleid oli doktor Adit Levini artikkel oli sellest, et mida sisaldab rinnapiim, inimese rinnapiim, mis sisaldab lehmapiim, sest mina väiksena kahjuks jäin 2 kuuselt, ema ei saanud enam imetada, oli šokk.
ja kõik kadus ära, siis polnud asendusasju ja anti lehmapiima. Ja tuleb välja, et lehmapiimast enamus osa moodustab valk, mitte rasvad, inimesest ainult rasvad. Mis need rasvasid vaja on, iseenesest lapse kasvule see kuidagi kaasa jätta, aga tuleb välja mikrobioloogia, mis meil kõhus sees on, hoidab hoopis neid baktereid. Ja kui sa nüüd lõpetad 6. kuult järsku ära ja lisatoit ei suuda neid bakterid toita, seda pole looduslik. Ja siis mõtled, et huvitav, et miks mu laps näiteks 1,5-aastaselt on kogu aeg haige, mis sest vaktsineeritud ja kõik lood on, et mis jama see on. Ja samas ma tean, et me oleme mu lapsi imetanud põhimõtteliselt 2-aastaseni ja terved ka purikad, eks ju. Ja samas me ise nagu populariseerime ka seda, et see asi, kuidas see tänapäeval väga palju inimesed näevad reklaami niivõrd ei usu, kui see teise inimese kogemust. Aga kui sul on positiivne kogemus või meie perega, siis me anname seda positiivset kogemust edasi ka teistele tuttavatele sõpradele, sest nad näevad seda, et kuule, tõepoolest, teil on lapsed ponksid, korras, terved, elurõõmsad, vitaalsed ja kindlasti üks osa on sellest, et nad on loomulikult kasvanud. Loomulikult seda rinnapiima saanud. Et kui seda asja nüüd populariseerida või nagu rohkem julgeks inimesed avalikult rääkida, ja kui sa juba sõbrannaga seal chatid ja ütled, et kuule, jätta see Cuba Libre ära, mõtled, mis kõige tähtsam asi praegu elus, kas siis see, et sa sõnnud pisti pidu panna või see, et sul on terve laps kodus ja 4-5-aastased ka, kui palju sa nagu nii-öelda seda kaasa on. Aga olgem ausad, ega meie vanemate põlvkond ei ole ka võib-olla tihti väga julgustav just selles mõttes, et just rinnaga toita. Et on ju nemad sellest ajastust, kus pidi lapsi võis toita ainult teatud aja tagant. Ja mina olen ka selline laps, kes ei saanud väga pikalt rinnapiima ja nii oli ka minu õde, et ma arvan, et see oli ka seal heal juhul mõned kuud. Et selle ajastul oli see täiesti siuke tüüpiline kogemus, ma arvan, sinul puhul oli ka sama. Ja vanemanemad ei saa ju ka sellest aru, et oi, et alles tund aega tagasi oli sul rinna otsas, et miks ta sul seal jälle on. Et miks sa jälle ta sinna paned, et see on see, et 3 tundi ei ole möödas. Aga olgem ka ausalt, tegelikult see inimene, kes vaatab kõrvalt, eks ju, sind ja sinu beebit, ja ta tajub eriti teravalt seda lapse märguannet ka, et see ju nende jaoks võrdub kohe, kas siis nälg või gaasivalu või midagi väga kohutavat igatahes. Et sa pead nüüd midagi selle probleemiga tegema, et nemad ei saa sellele lapsele rinda anda, aga mida nad teha saavad, toida teda veelgi paremini, annad talle veel rohkem süüa, et ta vait oleks. Et põhimõtteliselt. Ja siis võivad sealt need segutoidu soovitused muidugi ka tulla. Et unustatakse nagu ära see, et rinnalaps võiks saada rinda mis iganes põhjusel, et see ei ole ainult rinnapiima panemine lapse sisse, et see on ka nagu väga palju muid asju, suhtlemine, turvatunde jagamine, armastus ja nii edasi. Mina tuleks korraks selle, et see ainuke põhjus, miks nagu mõelda see asenduse peale ei pea tähendama see, et on Cuba Libret, on ju, vaid minul on esimene laps, enneaegne šokiga alanud start, on ju, see ei kujuta ette seda ja nagu selles mõttes on kõik hästi läinud, et ongi algusest peale rinnapiimal olnud, aga see kõik käis pumpamise ja süstande ja kõige selle järgi, mis oli väga stressirikas, et mida tuli jätkata haiglas ja kodus ja siis sul lihtsalt see kuskil nagu saab nagu üle ja sul tekibki selline tunne, et ma muud ei teegi, kui ma ainult pumpan, ma ei saa magada, ma ainult toit, et nagu kõik käis selle toitmise ümber ja siis sul tekib lihtsalt nagu korraks see tunne, et nagu miks, et miks see nii raske peab ja et ma ei jaksa, mul on juba valus ja nii edasi. Jah, et see pidi ju, esimene laps sa kujutad, kõik see algus pidi hoopis teistsugune olema ja siis sa kujutad ette, et siis sa saadki selle lapse ja siis sa paned ta kohe rinnale ja see on nii loomulik ja kohe sööb, aga kuna ta oli nii väike, siis ta ei jaksa süüa rinnast, eks ole, ja siis see kõik oli hoopis teistmoodi ja siis sul korraks nagu tekibki see tunne, et ma ei jaksa, et on ju olemas see alternatiiv, aga mina olen ka õnneks, nagu oled ka lugenud ja tead, et see on ikkagi kõige parem ja lihtsalt ka hästi toetav kaaslane, kes siis teeb pai ja toob seda patja ja silitab pead ja et saame hakkama ja nii edasi, et see lihtsalt nagu saabki üks hetk lihtsalt see mõõt. Kuskil ma olen täis ja sa mõtledki, et ma ei jaksa, et siis ongi hästi see tugi hästi oluline, et see okei, on küll raske, ma saan aru, et on raske, aga proovime veel ja siis läheb hästi ja siis üks hetk on neid rinnalaps ja siis on nii mõnus. Aga palju näiteks seda tuge ei ole ka. Jah. See on olukordi, kus
üks pere osapool lihtsalt läheb minema ja siis ollakse täiesti üksinda. Aga rinnaga toitmise tugi on ju kõik need meie imetamisnõustajad, kes tänasel päeval käivad ka kodus ja korduvalt käivad kodus ja annavad seda nõu, et see info on tegelikult ju päris hästi kätte saada. Aga just see, et keegi tulebki teeb sulle selle pai ja ütleb, et kallis ei ole hullu, teeme, lähme edasi. Et nagu selline kõige see lähedasema tugi on ikkagi, ma tunnen nagu, mis mind küll päästis või hoidis nagu. Ja minul on ITK imetamisnõustajatega, mul ei ole, mul 3. laps, mul ei ole olnud ühegi lapse imetamisega muret. Mu esimesed 2 last mõlemad said umbes aasta kanti rinda, aga ma ikkagi käisin nõustamises. Sellepärast, et ma ei oska näiteks esimese lapsega, ma ei osanud istudes imetada, ma ei osanud, seistes imetada. Avalik imetamine ei tulnud kõne alla, sest ma oskasin seda teha pikali, aga ma ei viska ennast kohvikus pikali. Ja siis ma helistasingi siia ja ütlesin, et ma tahan õppida asendeid. Jaa, muidugi, tule. Et siia saab tulla ka siis, kui sul otseselt nagu piimavooluga ei ole probleeme ja laps haareb ja kõik on ilus, aga tahaks nagu seda liikuvust saada. Ja sellest saati ma siis imetangi igal pool. Kas me peaksime rääkima meeldimine siia nõustamisse? Esiteks, meil on lastel on ju üsna suur vanusevahe, et võib minna vahel meelest ära, et kuidas eelmise beebiga oli, et siis tasub üle käia. Aga meie tulime konkreetselt selle pärast, et tõenäoliselt oli perearsti siis kaal oli rikki. Et perearst vaatas, et laps kaalub ainult 4 kilo, et midagi peab olema valesti ja et siis kõige esimene asi, kuhu soovisid tulla, on imetamisnõustamine. Ja see nutt ka, räägi sellest nutust. Ja, aga mis seal nutuga? Nutt kõlab nagu väga näljase lapse. Ja, et küsis jah, et kas ta nutab niimoodi tihti, siis me ütlesime jah, et nutab päris tihti. Ja siis arst arvas, et me peaksime kiiresti minema imetamisnõustaja juurde, et järje peale saada ja soovitas ka kohe juurde anda tegelikult. Et siis ma mõtlesingi, et ma helistan Margele ja Marge muidugi rahustas kohe maha, ütles, et jälge nädal aega, pange kirja, mis teil toimub ja kaaluge ja siis tulge minu juurde, et siis vaatame edasi, et ja kui me hakkasime kaaluma, siis me saime aru, et 3 päeva pärast oli juba 5-kilone laps. Päris tublisti. Ta praegu liialdab. Suusu võtsid ennast kokku, et no nii, nüüd hakkame munku. Hakkad mahu korda. Nüüd tuleb. Mitte, et rinnapiima koostist saaks kuidagi selles mõttes mõjutada. Aga jaa, ma ütlen ausalt, et mulle tekitas ikka meelehärmi küll, et siis ma mõtlesin lihtsalt, et mul, et see tekitas päris suurt stressi minus, et see mõte, et mu laps on nälgas, et ma olen siin olnud nagu lilleke ja mõelnud, et kõik on hästi, aga tegelikult laps on nälgas, et lihtsalt kui halb ema ma olen ja kõik need mõtted käisid peast läbi. Siis on lapse välimust ja ta on võimalik aru saada, et ta kuidagi nälgas oleks. Aga näed, nutu järgi kohe ütleb ära, et see nutu. Aga mõtle, kui sa oled selle beebiga 24/7 koos, sa nagu ei märkagi neid muutusi ja sa näed teda iga päev, sa pead teda normaalseks ja siis äkki mingi kõrvalpilk või kommentaar paneb su peas kasvama selle prussaka, et kuule, kõik ei ole hästi ikka. Isegi kui sul on 3. laps, eks ju, et see kahtlus võib ikkagi tulla. Hoolimata sellest, et sul see kaine talupoja mõistus ja süda sees ütleb, et mul on ju hästi kõik. Aga näed, et koos te tegelikult lõpuks ikkagi jagasite ära, et see laps võtab ilusti kaalus juurde, et see isade tugi on kindlasti ka väga oluline. Aga ma tahaks selle isade teemal natukene rohkem peatuda, kuna selle aasta imetamisnädala teema on ka vanemate võimestamine, mõlema vanema võimestamine. Ja just selles võtmes, et tulles selle sama isapuhkuse juurde tagasi, kui isad saavad peale lapse sündi olla isapuhkusel ja seda võimalikult kaua, siis emad, nende naised toidavad rinnaga kauem. Aga minu küsimus on selles, et millist toetust või julgustust isad ise vajaksid, et olla oma naisele toeks. Kas te tahaksite seda kommenteerida? On vaja julgustust või? Ma ei tea, aga kus see tuleb sulle, et sa toeta oma naist? Ma arvan, et näiteks minu puhul, kui ma nüüd endast räägin, et suure tõenäosusega kaasa sünnid, sest ühtegi sükest head õpikut ei olnud ju, et kuule, et kuidas hakata isaks, et see moment,
laps tuli ära, siis ma mäletan seda situatsiooni küll, kus ma unustasin ära, et ma olen isa. Siis kui saime ITK-s, saime esimese lapsega 3 päeva hiljem saime välja, meil oli ka siin üsna suured jamad olid seal imetamiste asjadega ja kuna need jamad olid päris stressirohked, siis me olime heal juhul 3 päeva jooksul 5-6 tundi saanud magada, eks ju. Et laps ei võtnud rinde ja kaal kukkus ja taheti samamoodi seda lisaasja anda ja põhimõtteliselt ikkagi pidime andma ja siis kui jõudsime kaasa ema juurde ja siis öösel järsku ärkasin väga ebaloomulikus asendis, pea oli kuskil põrandal ja käisin maas, seepärast et laps magas meil kuskil keskel, et talle mitte peale minna ja siis järsku Katja küsib, et kuule, kus laps on? Mis laps? Meil on laps ju? Jaa, pagan. Aga järgmine päev kõik muutus, see laps oli tegelikult ämma käes, kusjutas see vaikselt. Järgmine päev saabus meile valges ITK autos, saabus ingel. Läbi taevaste väravate tuli tuppa imetamisnõustaja. Ma ei tea, kuidas see võimalik oli, tuba oli valgust täis. Ütles Katjule, et näed, paned selle padja siia alla, paned siia, nii saab ka või, paned lapse siia taha, nii saab ka või. Asendida on ja siis see on häda vajalik. See üks list veel üldse toimib, see tuleb ka on ja siis kutsus mind juurde, vaatan nüüd, kuidas need asjad käivad on ja jälgisin pärast, kui nõust oli ära läinud on ja Katjul võib-olla osad asendid olid, nii intensiivne oli see asi on ja meelest läinud, siis ma ütlen, kuule, aga proovi nüüd seda ka, need tuli meelde, et nüüd sätime selle padja niimoodi, et kuidas sul praegu on, eks ju. Ja minul nagu tuli see loomulikult, aga ongi see, et ülioluline selle isaduse juures on see, et sa ei lülita ennast sinna sisse, et ma tean näiteid ka elust, et kuule, miks su laps siin väksub on ja isa ütleb enda emale, et mine üles kodusele on ja oled aga kuskil, mul on homme raske tööpäev, mul koosolek asjad on. Ma siin all vaatan siia halka ära ja joon oma 3 õlut on ja siis, kui ta mingi 4-5-aastaseks saab, et siis ma võin temaga tegelema hakata. Aga see connection või see asi kaob ära, et mina astusin kohe esimesest hetkest, astusin sellesse sisse, laps sündis, naine väsinud, ma proovin ise neid mähkmeid vahetada, hakkan ise puhastama seda naba ja möllu ja sul tekib see side, step by step. Ja vahest oli ikkagi tagusid rusikaga vastu seina, kui vaatasid, et kaasa on üliväsinud ja laps karjub ja ainuke asi, mis ta lohutab, ise enam hakkama ei saanud. Kodus oli super asi, oli fitnesspall, mis kogu aeg. Ma jõnksutasin seal. Aga kui see ka enam väljanud, siis ikkagi Katja juurde ja Katja paneb sinna tissi otsa, siis panin rusikaga vastu teine ja mõtlesin, et miks mul neid tisse pole. Piima annaksid, et ma saaks endale selle asja võtta või näiteks öised imetamised. Et pagan, mul ei ole, ma olen ikka hommik inimene, mul pole need öisid tundi nii palju, et teeme vahetust, et äkki ma saan ka mingi rinnaga anda. Aga neid võimalusi polnud, et see side tekibki siis, kui ma saan selle lapsega rohkem olla koos. Et igasugune niisugune isa puhkused ja sellised asjad, et neid peaks ka sihtotstarbeliselt ära kasutama, et sul tekib ka see side selle lapsega esimesest hetkest, mida rohkem sa seda saad, seda parem on, seda rohkem sinna sisse lülitud. Nagu kas või sul kaasa tulebki, aitab ja toetab, et teinekord piisab sellest, et kui ma ongi tõmban käega üle õla ja korras, eks ju, et kuule, kallis kõik on korras, et ma näen, et sa oled kohe kokku kukkumas, aga saame üle, et see asi möödub. Täna mul on üks 5-aastane, teine 3-aastane, ikka elame, nüüd on 9-sugune ka hästi. Aga võib-olla see julgustamise koht ongi minu mees oli umbes samas olukorras, et mingi pekki mul ei ole neid rindu, et ma tahaksin nii aidata, aga et ma ei saa, et täpselt see sama hetk oli ja seal mina tundsin, et ma sain oma emotsioonidega enam-vähem hakkama, siis see oligi see julgustamise koht, et aga et sa teedki mingi, mine vaheta vähe, lohuta, krooksuta, too mulle süüa, mis iganes, et see kõik muu, et kallis, et sa tegelikult aitad, et see ongi, et nii palju, kui ta seda häigib, ta tegi kõike seda muud, et oligi see rinna pealt ära, mehele ise magad, et kõik see ongi ja see julgus, et see ongi see sinu roll, ja see on piisav, et see ongi see julgustamise koht. Jah, teinekord mees ei saa aru, et aga mida mina teha saan. Aga tegelikult
sa ütlesid juba, mida sa teha saad. Juba see, et sa seda eeltööd tegid, et ma lugesin ka rinnapiima kohta ja rinnaga toitmise kohta, see annab ka naisele tuge, et mees on ka ennast ette valmistanud. Et kui minul jookseb siin kokku, ma tahangi võib-olla selle pudeli järgi haarata, siis mul on kaine mõistus kõrval, kes ütleb, et kuule, me ju lugesime, vaata, seal oli nii ja nii ja nii, helistame võib-olla sinna, küsime sealt, et see mehe ettevalmistus on ka ääretult oluline. Et samamoodi on ju need loengud on teil ju ka nii emadele kui ka isadele. Et ka isasid ette valmistada. Tead sa, et seal tegelikult käib üsna vähe isasid millegi pärast. Ma ei saa aru, miks. Kui loengud, nagunii on tasuta ja ka tasulised loengud, need on nagu tasu on nagu paari peale, siis maksab ainult üks inimene. Aga imetamise loengutes ei käi väga palju isasid. Seal ongi see vaat eeldused. Et mis ma sinna tulen, siis ma meesterahvas, ma ju selle protsessiga ei tegele. Et ma ei vaata jalgpalli ja nõud. Meie peres on niimoodi, et näiteks kui meil tuli väike nali, et kui Siima jaoks on enne Essi, siis Aksli jaoks oleme praegu sisse ja välja. Ehk siis, et Suusu on sisse, mina olen välja. Ja minu see välja on sama tähtis protsess kui sisse. Siis ei tohi ära unustada kõiki neid tegevusi, mis siis kaasnevad imetamisega. Ehk just nimelt krooksutamine, mähkmete vahetamine ja siis ka vahel magama kustutamine ja pesemine ja vannitamine. Võimlemine. Imetamine ainult üks liigutus ja need liigutusi tegelikult veel juures väga palju. Aga siin ongi jälle see positiivse kogemuse jagamine, nagu sa enne rääkisid, et ma räägingi oma sõprade seas, et kuule, et käisin seal loengus, et jumala pea oli palju abi sain, et mine ka, kuula ka, et see on see, et see sõna läheb nagu liikujale ja sama lugu on minu meelest avaliku imetamisega ju, et me peame ise eeskujuks olema. Et aga ma tahaks ka veel selle isade rolli kohta öelda, et minu arust on hästi positiivne just see, et praeguse aja isad on ületanud selle barjääri, mis kunagi meestel oli, et see ei ole mehelik võib-olla nende lastega tegeleda ja see on naiste tööd, aga praegu on nagu olla isa on popp ja isad kasutavad seda ära ja see on tore näha, et järjest enam noori isasid ja mitte nii noori isasid käivad lastega, pisikeste beebidega jalutamas ja võtavad seda aega enda jaoks, et see on see muutus, mis ühiskonnas toimub, et see ei ole enam mingi tabu, kui mees tegeleb väikse lapsega ja naine saab näiteks hoopis tööl käia. Ja mul tuleb meelde, et on isegi väikeste beebide ringe, mis on mõeldud siis beebidele ja issidele. See ei ole küll meie haiglas, aga see selleks ei ole tähtis. Praegu me ju räägime isadusest ja kui tähtis see on. Aga kuidas me siis saaksime neid issisid veelgi rohkem julgustada oma lastega kodus olema? Üks asi on see, et praegu on meil see isapuhkus 10 päeva. Loodetavasti siis järgmisest aastast 30 päeva. Kas see on piisav või? Ei. Minul oli eriti just nagu see enneaegse beebi puhul, eks ole, meil oli alguses haiglas nagunii, et me põhimõtteliselt selle 10 päeva, mis ta oleks saanud, olimegi ainult haiglas, kodus hakkas ju see päris elu hakkas seal kodus pihta. Et õnneks hästi mõistav tööandja ja suvisem aeg tuli peale puhkuse võimalus võtta ja nii edasi, aga et siis oligi teda kõige rohkem vaja, sest et see 10 päeva sai otsa ja siis ma oleks pidanud üksi jääma. Et see kindlasti ei ole piisav. Jah, meie ju ka olime 3 nädalat lastehaiglas, nii et sinna siis see 10 päeva saab mitu korda läbi selle ajaga, et kui me lõpuks koju jõudsime, siis oleks seda aega nagu vaja olnud. Aga õnneks me saime selle võtta ka. Et see annab nagu perele nii palju juurde, kui mõlemad vanemad saavad beebi eest nagu just koos hoolitseda, et see... Vähemalt esimestele lugu. Ja, et see side ja see läheduse tunne on ikka väga oluline kõigile, et mitte ainult beebile, vaid just nii isale kui ka emale. Just nagu esimese lapse puhul kindlasti peaks olema pikem, et siis sa igast asjade mõtled üle ja sul ja esmakordselt kogemused on, et siis see on nagu seda supporting tiimi nagu peab olema lihtsalt. Mina ütlen küll, et mitte ainult esimese lapse. Mitte ainult esimese. Ma ei tea. See on ka elu muutub nagu 2 lapsega hakkab. Ja siis on muud teemad. Aga see üks laps, kes ees on ära ei kao, siis kui järgmine tuleb selles mõttes. Siis on vaja veel rohkem tähelepanu. Iga lapsega, kes siis perre juurde tuleb, et tegelikult kõik peresuhted natukene muutuvad. Uued sidemed, uued suhted tekivad. See on tõesti nii. Aga näiteks mõtleme selle teema peale ka, et tõesti see isade roll on hädavajalik.
ja et nad tunneksidki ennast ka nagu võrdse lapsevanemana. Ei ole niimoodi, et isa on nagu see lapsehoidja siis, kui emmet ei ole käepärast, et emme on ikkagi nagu alati see number 1, et on mingisugune selline piedestaal või edetabel, et isa ei saa kunagi see number 1 olla. Minu arust sinna kõrgeimale astmele ikkagi kuuluvad nad nagu koos. Ja miks ma sellest tahan rääkida, on see, et kui näiteks emad tahavad pisikese beebi kõrvalt minna uuesti kooli tagasi või hakkavadki tööl käima ka. Et siis see tundub, et võrdub nende jaoks kohe see, et siis laps läheb õpipudeli peale ja segutoidu peale. Et siis imetamisega ju on nii-öelda kõik. Et kuidas me saaksime neid isasid rohkem julgustada ka beebidega tegelema üleüldises mõttes, et nad oleksid ka oma naistele toeks, et kui on vaja rinnapiima välja pumbata ja et isad oskaksid kasutada alternatiivseid toitlusmeetodeid, mis ei võõruta last rinnast ära, et siis, kui üks hetk emme tuleb oma koolipäevad koju tagasi või saavad nad näiteks 2 loengu vahepeal kokku või töölt võetakse imetamispaus, et siis selleks hetkeks lapsel ei oleks meelest ära läinud, et mismoodi see õige imemisvõte on ja et see sellest unistan. Ma arvan, et see ongi see, et näiteks päris paljud asjad, mida sa oled praegu rääkinud, et mina ei olnud varem nende peale mõelnud ja näiteks ka need pausid, mida imetavad emad saavad tööl võtta, et mina ei teadnud, et see on kuidagi nagu seadusega määratletud, et kindlasti juba aitab seegi kaasa, et sellest nagu avalikult rääkida. Et ma loodan, et see ei päädi sellega, et tööandjad hakkavad noortesse emadesse kuidagi teistmoodi suhtuma ja neid pigem mitte nagu siis palkama. Aga see on juba nagu väga oluline samm minu arust, et üldse teadvustada endale, et see on võimalik. Ja ma tean muidugi väga palju selliseid häid näiteid, kus ema ongi, ta ei olegi tööl käimist üldse poolel jätnud ja ta on kõikidele oma lastele mitu aastat rinda andnud, ja just muidugi tänu just sellele teisele poolele ka, kes on sellega nende ülemiseks suhtnud. Just, et see on ikkagi tiimitöö, imetamine on tiimitöö kohe kindlasti. Ja aga tööandjad ei saa ka nagu nii lühinägelikult sellesse asjasse suhtuda ausalt öeldes. Et sa tegelikult võimaldades neid imetamispause ja võimaldades pikemat isapuhkust oma töötajatele kasvatad ju oma tulevasi potentsiaalseid töötajaid. Et miks sa ei investeeri sellesse praegu? Miks sa võtad seda nii kitsarinnaliselt, et minul on praegu vaja see 8 tundi tööd sinult kätte saada ja sa ei saa mingit imetamispausi või et kahjuks ei saa näed isapuhkust kauem. No eks neid tööandjaid ongi erinevaid ja näiteks üks teema ju, millest ma olen ka rääkinud avalikult, no mitte ainult mina, aga ongi üldse lühendatud töönädal, et tegelikult see on juba mitmetes riikides katsetatakse neid asju, et näiteks reeded ongi üldse vabad, et sul see nädalavahetus nagu pikeneb ja see on ka siis teaduslikult tõendatud, et inimesed on õnnelikumad, nad tulevad parema meelega tööle tagasi ja nad on efektiivsemad töö juures, et kõik need asjad ei ole nii must ja valged, et lihtsalt meil ollakse veel harjunud sellega, et mida kauem sa oled tööl, seda rohkem sa just kui panustad sinna, et mis ei vasta tegelikult tõele. Aeg ei võrdu tingimata kvaliteet. Et kui me panustame sellesse, et meil on õnnelikumad pered ja vanemad on koos, ei lähe lahku ja tervemad lapsed ja meil on tervem ühiskond, et siis me kõiki võidame sellest. No need just keeruline, okei, ma pole pool aastat tööl käinud korralikult, eks mis ma olen siin ei oskanud rääkida, aga nagu omast ajast ma mäletan küll, et sa oled koju ja jõuad koju mingisugune, eks see töölt liigub tagasi ka, et ööpäev lõpeb sul kell 5 ja jõuad kell 6 koju. Sul on seal lapsed, kes tahavad saada sinu käest tähelepanu, sa ise tahad nagu seda hetke saada, et sisse elada sellesse actionisse. Sul naine nagu lükkab nad hopsti üle ukse põhimõtteliselt, ma päevaks tegelesin, sinu korda, siis sa nagu tunnen, et oi, mis maailmas ma nagu nüüd elan, aga mina ühesõnaga rääkisin tööandjaga ära, tol hetkel tööandjaga ütlesin, et ma näen seda, et
minu efektiivsus kukub peale kella 3 näiteks. Lihtsalt ma ei suuda sinna hakkama saada selle asjaga, et pigem on see, et ma teen sulle lühemad tööpäevad, aga lepime kokku, mis on see töömaht on ja saime räägitud, et tõepoolest ma tegin peale 3 tegin sama asja, mis ma oleks näiteks kell 12 tegin 2 tundi, kella 12 ajal tegin poole tunniga selle asja ära, mingisugune projekti. Ja tööandja näiteks võimaldas ka mul kodukontori päevasid sama hästi, tänapäeval on enamus asjad ju, väga palju tööd on arvutis. Et see andis seda võimalust, et sa ei olnud enam nii väsinud ja said selle lastega rohkem tegeleda, said nendega lähedasemaks, mõnusamaks. Et kui sa lähevad väiksed lapsed kell 9 magama, sa jõuad kell 6 koju, sööd ka seal, mingi 3 tundi, eks ju, et seda on ikka maru vähe. Aga sellise lahendusega võidavad ju kõik, võidab tööandja, võidab pere. Absoluutselt. Et minu kogemus näitab ka, et viimasel ajal on selliseid tööandjaid üha rohkem, kes väärtustavad seda pere ja seda laste aega, et tänu sellele me saime ka selle haiglas oldud aja niimoodi üle elatud, et kui me haiglast koju tulime, alles siis hakkas see isa puhkus jooksma. Meil on samamoodi. Aga sinna ma ülikse tööl käimine niimoodi, käi haiglast läbi, ole haiglast, tuled kontorisse siis, kui tuled, et kuule, sa ei olegi veel haiglasse läinud, mine nüüd haiglasse, et selline tööandja toetus on sellel hetkel ka hästi oluline. Jaa, aga jah, mis mõtlen hetki. Võtame mingi järgmise huvitava teema. Räägime sellest tabuteemast, sellest avalikust kohast imetamist, kui suur häbiasi see ikkagi on. No kui suur see siis on? Ei tea. Enne tehti räägime. Mina võin küll tunnistada seda, et on olukordi, kus ma ise ei soovi siis mingis seltskonnas või mingis konkreetses olukorras imetama hakata, et ma eelistan pigem just vaiksemat nurgakest. Aga loomulikult, et see võiks olla ikkagi ja see peab olema iga ema enda valik, et kus ta parasjagu imetab, et ma loodan, et sellised ajad, kus emad pidid minema kuhugi WC-kabiini imetama. Olen näinud, olen kuulnud, et käiaksegi olen kohvikus ja siis läheb vetsu poti peale. Kaubanduskeskuses. Lihtsalt mul tuleb üks olukord meelde, et kaasa on mul natukene häbelikum, et ta avalikus kaasa väga ei hakka selles mõttes imetama küll. Aga oli üks sündmus, kus oli ka naisterahvaste seltskond, eks ju, ma mäletan, mis üritus see oli, aga tundus väitsa okei, et enam nendest ikkagi olid emad olnud, et kaasa võttis ühte nurka ja hakkas seal vaikses nurgas hakkas imetama, siis tuldi vaadati, et kas ei saaks kuskile, et vets on seal, et mis hästi siin meeste vets enam-vähem, et äkki lähed sinna või siis ta tajus ka seda energiat, et see ei ole päris okei, et ta nüüd niimoodi teeb, et meil on siin ikkagi niisugune viisakas olemine, et kuidas nüüd hakkad siin nõuskond imetama? Mina näen seda asja nii, ma ütlesin enne ka, et probleem ei ole minul, probleem on sellel, keda see häirib. Ja lahenduse otsib ka see, keda see häirib, ehk et sul on valik, tõuse püsti, mine ära vaata, pööra pea teisele poole. Minul ei ole probleemi, minul on kõik hästi, lapsel on kõht täis, laps on rahulik. Et probleem on sellel teisel inimesel. See oli tegelikult prioriteetide seadmine. Mida tähtsam, kas see, et lapsel on kõht täis või see, et see inimene tunneb ennast hästi. Selle inimese enesetunne ei huvita. Ja minu lapse enesetunne ju loomulikult number 1, et see, kui sina ennast hästi tunned, nii, sul jalad. See inimene ei anna endale aru, et mis võib selle teise inimese prioriteet olla. Ma tean tegelikult isegi lahendus selle probleemi praegu, et kuidas seda rohkem populariseerida. Sina suus oled vaata rohkem siukene avalikkusega suhtled, järgmine pressikonverents, võtad lapse kaasa, oled see puki taga, räägid, no nii, praegu on siuksed asjad ja siis imetad seda väikselt. Põlevkivi tootmise lõpetame ära. Jah, põlevkivi. See ei ole üldse välistatud. Ei, aga tegelikult see ongi see, mis seda probleemi lahendab, et avaliku elu tegelased on ju ka üha enam hakanud avalikult sellest rääkima, et see on okei ja kui mu lapsel ongi keset kaubanduskeskust või kohvikut järsku kõht tühi, siis ma annangi talle siin süüa ja see on normaalne. Et siis tulevad ka need nii-öelda hävelikumad emad sellega kaasa. Just see kirjeldatud. Just, et keegi peab selle otsa lahti tegema. Sest minu meelest, kui see on läheb kõht tühjaks, ma ei tea, keeran sinna Statoili, võtta selle kaubanosti, söön kuskil sõitis, see peaks ka imelik olema, just täna pead sööma. Mine kuskile, oleme restoranis süüaks ja kohvikus, laps tahab süüa, see on täiesti loomulik, et see ei ole täpselt sama asi, üks ühele põhimõtteliselt. Seda
Tuletab seda Kreisi Raadio sketši meelde, kus üks tüüp käis viineriga. Nüüd 3 sinet püüa. See nagu sotsiaalmeedias levis see foto, et cover yourself when you're breastfeeding ja siis oli emale oli pandud sall näkku. Ja siis beebi sõi, et kata ennast, kui saad minna. aga see soovitus, et võta ise oma kohvitass või õlletoop ja mine vetsu ja tarvistada seal, see on täiesti asjakohane. Täiesti asjakohane, et ei ole mitte mingit õigust saata imetavat ema rinnaga toitma kuskile ühiskasutavasse tualetti. Ja see on. Ja loodan, et see imetamispiknik annab ka natukene sellele hoogu juurde. Et natukene saime sellega ka tähelepanu tõmmata sellele teemale, et loodan, et see saab selliseks traditsiooniks. Kas siis just siin meie haigla juures, aga võib-olla ka laiemalt, et läheme kuskile veel rohkem avalikumasse ruumi. Ja teeme seda veel julgemalt. Need, kes julgevad praegu, need, kes praegu veel ei julge, ka tulevikus on. Eestlased on talgurahvas, et teeme imetamistalgud. See on hea. Ja siis on veel sellised mürakad beebid, nagu siin kõik on. Nii nad tulevadki. Ja kuulge, aga lahe oli teiega juttu rääkida ja kuulda neid ägedaid mõtteid ja ma arvan, et väga paljud inimesed, kes meid praegu jälgisid ja kes pärast seda meie jutuajamist vaatavad, saavad siit julgustust juurde, et rinnapiim on parim ja seda tuleb võimaldada meie lastele. Ei ole olemas mingit häbitunnet ja ei peaks seda tundma, et imetamine rokib. Absoluutselt. Aitäh! Aitäh teile! Peace and love!